No nii ja tere tulemast tagasi minu kanalile, kallid vaatajad. Ja täna ma siis teen videot õues. Ja see on siis ühe toote reklaam, ülevaade ja tutvustus. Ja enne kui me läheme video juurde, siis palun, kui te olete siin kanalis, kindlasti tellige minu kanalit, kui te seda veel teinud ei ole. Ja kindlasti ka kommenteerige ja likeige minu videosid ja vaadake alla video infosse ka ja külastage neid linke ja nagu olge asjadega kursis ja võite mulle ka minda toetada ka annetuslingi kaudu, mis on ka olemas, kui te soovite ja või mulle fännmeili saata. Aga noh, ilma pikema jututa lähme siis nüüd video juurde ja räägime sellisest tootest, nagu meil on siin siis Delimano Joy Chopper ja selle ma ostsin küll mitte nüüd Topshopis, kus ma tavaliselt asju ostan, vaid selle ma sain palju soodsama hinnaga Vändra Konsumist, kuid sellegipoolest on see muidugi tegelikult Topshopi toode ja sellest me täna räägimegi ja avame siis seda videos ka. Et nagu te siit pildilt näete, näeb see siis selline välja, et on anum, kus on need lõiketerad sees ja siis on siin peal on nupp nagu, millisele selle tööle saab panna. Siin taga näitab siis ära ka, mida sellega teha saab. Et näiteks sellega saab siis sibulaid tükeldada, tomateid tükeldada, mais-taimi purustada, siis veel pähkleid, porgandeid, köögivilju, juurvilju, saab kastmeid teha. Ja siin on siis kaks seda lõiketera olemas, et nagu saab segada kastmeid kokku või siis nagu noh, purustada ja tükeldada. Et nendeks siin ütleb ka niimoodi nagu, et siin on 350 liitrine anum, kuhu saab siis nagu seda kraami sisse teha. Kaitse siis see kate, et saaks nagu külmkappi panna hoiule, kui sa seda kõik ära kasutada ei taha või pole kuskile mujale panna. Ja siis see segamise varustus, mis on siin, et sellega siis saab nagu seda kastet nagu siis teha endale. Jah, ja et see on siis Delimano toode 3-1, et siit siis näitab seda ka. Et jah, ma ei tea, kui hästi seda muidu siit näha, see on muidugi nagu 3-1. Et suurepärane siis tükeldamiseks 1 või 2 teraga, lõhkumiseks ja purustamiseks, segamiseks ja muudeks otstarveteks. Ja see on siis tehtud Switzerlandis, on see nagu registreeritud Delimano. Et mis riik see nüüd on, ma ei tea. Aga teeme selle nüüd siit just lahti ka. Ja siin on siis siukene nagu see on siis see, jah, see on siis peaosa nagu, et noh, võime selle siit tuleks ära ka võtta, hiljem arvutusse topime tagasi. Et see on siis see peaosa, mida me nagu kasutame. Siin on see nupp. Et kui seda vajutada, siis see paneb selle tööle. Et jah, see on nagu siis mootor, et mis käib selle anuma peale. Ja siis see ühildub siis vist nende terade ja asjadega. Paneme selle siia peale just, et see ära lendaks. Siin on siis see kaanekene, mis käib anuma peale. On meil ka anum. Meil on hästi palju seda pappi siin ka kaasas. Et siin on papiviilakas, loodame, et tuul ära ei lenda, tähendab. Ja siis siin on ka mingisugune värgendus. Ja siin on see siis anum, et kus sees neid kõiki asju me tegema hakkame, mis on just ka ära pakendatud ja kiletatud. Ja siin taga on siis siukene nagu metalltoru, et kuhu need kõik asjad peavad sisse minema. Et nagu teha neid värgendusi. Siin on meil ilusti kaasas ka
õpetus, et õpetus on alati väga tähtis. User manual, et siis see tuleb just läbi vaadata. Saame mis targaks, et me midagi valesti ei teeks. Paneme selle asja alla, et tuul ära jälle ei viiks, kuna me oleme õues. Nendega tuleb nüüd olla ettevaatlik, sellepärast, et meil on siin üks selline lõiketera nagu, et millega saab siis tükeldada ja purustada nagu neid köögivilju ja pähkleid ja muid seemneid näiteks. Siin on meil veel üks tükeldamiseks mõeldud siis lõiketera ja neid võib ka kokku panna, et näiteks paned tegelikult selle, siis tükad veel selle siia otsa, et on topelt lõiketera ja siis see on efektiivsem, tükeldab väiksemaks või midagi taolist. Et nagu jaa, ise vaatate, kuidas tahad neid nagu kasutada või vaja kasutada näiteks. Ning siin on meil siis segamiseks siukene olemas otsik ka, et selle saab siis kastmeid ja suppe ja niisuguse asju siis anumas teha, muidugi külma alt. Et kuumi asju arvatavasti ei ole siin sees hea teha või mõistlik. Mina pean selle muidugi kõik sinna just tagasi sisse panema, ära mahutama. Aga no selline oligi siis meil ühe köögitoote tutvustus ja ülevaade. Ja et kui see video meeldis, siis kindlasti palun like ja kommenteerige seda videot. Kui te pole minu kanalit tellinud, siis tellike minu kanalit. Muidu saate annetusi teha, siis ka see võimalik. Annetusi ingedest tahtke video descriptionist. Või kui te vaatate minu kanali sotsiaalmeedia infos on üleval, panemärked kanalugas. Siis on olemas PayPal donation nupp, kus on samuti mulle võimalik annetusi teha. Annetuste suurus pole oluline ja seda tahab palju võimalik, kui palju annetada soovib. Ja muidugi mulle võib ka saata fännmeili. Fännmeili info on samuti siin all video descriptionis olemas. Ja fännmeili alakuulsused kirjad, pildid, joonsid, pakitused, ning muu, mida saata soovite. Fännmeili on avamas special videos, milles on fännmeili üllatused. Ignis jäi ainele, sest minu kanalile ilmub vaatamine uus video, mida vaadata. Selleks on nägemist, minu on Kunnalju ja kohtume peatselt taas.